reedel ning lavalaudadele tuleb ka Eesti kõige ägedam meesartist Nublu. Mina olen Nubluga juba vana sõber, et meil on tõepoolest üks ühisloomingu on meil ilmunud lugu Keeruta ja sealt alates me oleme nüüd iga reede kokku saanud ja maailma asju arutanud ja siis niimoodi, nüüd me teeme kontserti. Mina pean tunnistama, mina pole kunagi näinud, nii et minu jaoks on ta jätkuvalt see salapärane Nublu, kelle nägu silmi pole mitte keegi näinud. Vanilla Ninjal täitub muide tänavu 20 aastat tegutsemise algusest ja reedene kontsert tähistab ka seda märgilist juubelit. Meil oli täitsa see plaan juba peades olemas, kuidas me teeme ise suure kontserti, kuni üks hetk võttis meiega ühendust Nublu ja pakkus, et teeme koos. Just. Ja siis me mõtlesime, et aga miks mitte kõige ägedama Eesti räppariga koos üks kontsert anda. Mis võib-olla publikut vast kõige rohkem huvitab ongi see, et kas ikkagi vanad lood ka esitamisel tulevad, siis võib julgelt öelda, et tegelikult osa lugudest on just nimelt need vanad kõige popimad, meie hitid. Ma pean ütlema, et ma ei ole neid laule laulnud, on ju mingi 15 aastat, see on nagu tippsport, nii et iga õhtu ma siin proovisin, täiesti läbi, aga nii on vaja. Ja inimese hääl nagu aastatega muutub nii palju, et nüüd on välja tulnud, et paljud lood, mis nagu 20-aastasena olid täiesti... Köki-möki, siis on päris keeruline praegu, ütleme nii. Esimest korda astub täispikkal kontserdil Ninjade pundis üles ka Kerli Kivilaan. Õnneks enamik lugusid, peaaegu kõik lood olidki mul juba enne tuttavad, et ma olen samamoodi 12-aastasena neid kuulanud lihtsalt lõputult repeat'i peal. Aga lihtsalt siis tuli nagu see moment, et need sõnad, mis ma nagu arvasin, et on õiged sõnad, siis ma nagu lugesin päris sõnu, mõtlesin, et okei, ma pean hakkama nüüd päris sõnadega laulma, mitte oma sõnadega. Kelle ma siit leian alati, kui toimuvad Eestis sellised tõeliselt suured ja kiftid üritused, siis on ka Rene Puura laval. Kas on nii, et sa oskad ennast kuidagi õigesse kohta alati sokutada või? Ei, ma arvan, et võib-olla ma olen nii palju neid teinud asju, et siis neil on kõige lihtsam võtta alati, et siis sa tead, mis sealt tuleb. Sa oled rockinud koos Ninjadega, sa oled kõvasti proove teinud. Kui sa võrdled Terminaatoriga, siis kes võimsamalt rockib? Ütleme, Jaagupi vastu ei saa. Ma arvan, et mul ei ole isegi võimalust teistmoodi nagu vastata. Vanilla Ninja lubab laval võimsat energiat ja muidugi ka ägedaid kostüüme. Me natuke läheme oma juurte juurde tagasi, võib-olla aastasse 2003, kus me natuke kandsime midagi sarnast. Ja võiks öelda päris sarnane. Võib-olla ka siis öelda, et see mood ongi nagu tagasi tulnud. Nullindad on ju tagasi. Ja eile ma vaatasin Lennart, meil oli siin kostüümiproov ja siis mulle tundus nagu, et oleks UFO kuskilt tulevikust. Ja, this is from the future. Ja nüüd siis kõige tähtsam küsimus. Inimesed, kes tahavad tulla reedel teie kontsertile, kuhu, millal ja kuidas? Reedel kell 7 avatakse Telliskivi kvartalis uksed ja Vanilla Ninja astub lavale kell 8 ja Nublu siis natuke aega peal meid. Ja Piretil on üks suur ilus lubadus ka. Ja, mina luban, et tuleb väga hea ilm reede õhtul, et minu väga usaldusväärne ilmaennustuse äpp ütleb, et õhtul isegi päike natukene piilub pilve tagant, on kuiv, mõnusalt karge, hilissuvine õhtu tuleb. Ma arvan, täiesti ideaalne, et nautida kontserti. Synoptik, Piret Järvis-Milder. Ma ei hakka mitte mingit pikka juttu siia lõppu tegema, sellepärast, et